Kes on Jeesus? Kes on Jeesus? Kas olete kunagi peatunud mõtlemast ja küsimast, kes Jeesus on? See Jeesus, kelle nimi ilmutati Jumala ingli poolt rohkem kui 20 sajandit tagasi ja kes on eksisteerinud igavesti, veel enne seda, kogu maailma loomist. Kes on see Jeesus, kes jagas inimkonna ajaloo 2 osaks enne ja pärast Jeesus Kristust? Luba mul öelda, see on kõige tähtsam ja olulisem küsimus. Õige ja tark küsimus, mis võib inimeste südames tõusta, sest tema vastuses peitub kogu inimolemus. Algusest peale, kui kaugele tema lõppsiht võiks ulatuda, mis koosneb 2 võimalusest, millest üks tuleb valida. Kas sinu igavene elu Jumalaga või sinu igavene elu põrgus? Niisiis, kes on Jeesus? Jeesus, keda nimetatakse ka Jeesus Kristuseks, on Jumala poeg. Jeesus on Jumala poeg. Jeesus on Jumal Isa selge kuju ja Jumaluse teine isik. Jumaluse all mõistetakse Jumala jumalikku olemust või loomust. Jeesus on üks Jumal Isaga ja võrdne Jumalaga. Kui sul on piibel, saad seda lugeda Pauluse kirjast Filiplastele 2. peatükk, 5. ja 6. salm. Jeesus on nii loojana kui ka maailma lunastajana. Jeesus on ainus pääste, ainus lootus sellele pimeduses olevale maailmale, sellele maailmale, mis on täis viha ja kurjust. Ta pakkus ennast ise, kandma enda peale kogu inimkonna pattu. Jeesus tuli siia maailma rohkem kui 20 sajandit tagasi ja elas täiuslikku elu ilma patuta. Ilma patuta, et surra meie asemele, kandes seeläbi meie patu karistust oma kehal ristipuul rippudes. Seda tegi Jumala poeg meie kõigi selle inimkonna heaks. Ta tõusis 3. päeval võidukalt üles, avades meile tee meie pääste ja igavese elu juurde Jumalaga. Nüüd mäleta seda, kui Jumal lõi inimese, kujundas ta oma näo ja sarnasuse järgi pani ta temasse. Vaba tahte, mis tähendab seda, et Jumal meile andis meile võime, suutlikkuse tegutseda vastavalt omaenda vaba tahte järgi, ilma igasuguse alluvuseta. Me oleme vabad tegema omaenda otsuseid. Nüüd, tuginedes sellele vaba tahte andmisele, mis meil kõigil on, mis minul ja sinul on, meie kord teha see otsus. Meist sõltub astuda samm, et vastu võtta meie pääste ja igavene elu, mida piibel, Jumala sõna, ütleb, et kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand ja usud oma südamesse, et Jumal tõstis ta surnuist üles, sa oled päästetud. Nüüd ma kutsun sind vastu võtma seda armastuse ja pääste kingitust. Armastusest, päästest, mille Jumala poeg Jeesus tuli siia maailma, et maksta meie kõigi eest. Nüüd on sinu kord otsustada. Tema tegi juba selle, mida tema pidi tegema. Ta kandis meie patud enda kehal ristipuul rippudes.
nüüd on sinu ja minu teha see ohverdus vastu võtta ja astuda samm, et me saaksime pääste ja igavese elu. Igavene. Kui sa otsustad seda teha, kutsun sind minuga koos palvetama ja seda palvet kordama. Issand Jeesus, ma võtan sind vastu oma isiklikuks päästjaks ja tunnistan oma suuga, et sina oled Issand ja usun oma südames, et Jumal tõstis sind surnuist üles. Anna andeks minu patud ja puhasta mind kogu minu kurjusest. Kirjuta minu nimi igavese elu raamatusse. Tänu, Issand. Aamen. Jumal õnnistagu sind. Tere tulemast Jumala perre. Ma armastan sind.